hommikust. Kell on 5:30 ja me oleme Raunoga jälle jõe ääres. Vot seal näe. On 6:30 või? Ai, minu viga, kell on 6:30. Ja hetkel on õues -15 kraadi. Päris krõbe on, me panime praegu varustuse just kokku, kaanad selga ja nüüd hakkamegi vaikselt siin jõe ääres liikuma. Meil on plaan nagu siin mingi väike lõik ära teha ja siis liikuda edasi järgmise jõe juurde. Ütleme niimoodi, et meid ootab ees täna väga ilus päev. Ilmaennustus näitab, et tuleb täiesti selge ilm, mõnusalt karge talvine ilm. Vaatame, kuidas see mõjub nagu kalale, kas see päike teeb ta passiivseks, kuidas mõjub see külm temperatuur. Igatahes tuleb mõnus matk. Davai, ma hakkan püüdma. Muide, üks oluline fakt, ma täna proovin esimest korda püüda rinnakinnitusega. Selle rinnakinnitusega peaks pisut stabiilsem pilt tulema, kui mul tavaliselt on olnud peakinnitus. Peakinnitusega on see, et sa kogu aeg nagu vaatad ringiratast ja pilt võib tulla veits pärisev ja niimoodi siia-sinna. Aga rinnakinnitusega on jälle see oht, et mul võib äkki mõned kaadrid jäävad nagu linti saamata. Ehk siis ole pärast näha, kumb parem on. Mõõdus kala ujuvad kõrvuti praegu seal otse puu all. Ma ei tea, mida me üritame praegu Raunoga teha. Ma nagu sain siin õigesse auku. Nägid neid, jah? Jah, ühte nägin. Kaks ujus kõrvuti. No, ma ole kahte. Mõõdus kala küll niimoodi kõrvuti näinud. No, kas tuli veri kätesse tagasi, jah? Ei. Ära jama raisk. Kõnnime praegu esimesest lõigust ära, et nägime küll kahte mõõdus kala, aga suht vara hommik on veel ja ma arvan, et külma pärast on kalal suu lukus. Läheme järgmise lõigu peale ja vaatame, päeva peale peaks päris palju soojemaks minema. -15 oli siin mõnes kohas, kui sõitsime põllu peal. Aga päeva peale peaks kuskile täitsa sinna mingi -3-4 juurde minema. Äkki see nagu teeb kala aktiivsemaks. Tegelikult meil on plaanis täna ka üks võistlus teha ja võistluse reeglid näevad välja sellised, et kogu pikkus loeb. Ja loeb ainult mõõduskalad. Ja loeb ainult mõõduskalad ja kaotaja peab siis tagasi teel tassima teise asju, ehk siis kott ja ritv. Selline karm võistlus. Ja kalad ka. No siin on keegi eriti entusiastlik. Aga vaatame, ilus päike paistab meil seal selja taga. Äkki soojendaks see meil nagu jõe ka üles. Veits sogane on praegu, aga vaatab. Rauno väidab, et kala oli. Mehed, ma ütlen teile ausalt, et raske on midagi kaunimat meie Eestimaa metsadest leida. Õrnalt aurav jõeke ja täiesti tumesinisest taevast paistev päike, pluss veel linnulaul. Nüüd ongi ainult puudu veel üks kontakt kalaga. Nüüd oleks juba päris hea olla. Rauno, kuidas on? Ilm on räigelt mõnusaks läinud. Midagi ei näe. Aga hea vised oli. Kui nii ilus kuradi see jõgi on iga kord, siis ei olegi kala vaja. Nali. Selline nali. Praegu nüüd ongi selle rinnalt filmimise miinus, et kui ma kaldast loobin, siis mu keha asend on sageli täpselt risti jõega. Ja ma tegelikult viskan paralleelselt jõega ja kogu action jääb kaadrist välja. Aga vähemalt ma ei vehi peaga kogu aeg edasi-tagasi ja pilt peaks olema vähem närvilisem. Ma ei tea, kuidas teile meeldib, peate mulle märku andma. Ilus koht nagu püüdmiseks. Päike ka soojendab mõnusalt pealappi. Aga no ei õnnestu sellel kalal suud lahti teha. Tõenäoliselt istub siin, aga noh, eks tal jahe ole. Rauno, mis see kell oli? Kell on hetkel 9:40. Kell on 9:40. Me oleme nüüd siin
kaua me oleme püüdnud siis? Mingisugune 2-3 tundi. Jah. 3 tundi oleme nüüd siin püüdnud ja kõht läks juba tegelikult tühjaks. Et siis istusime maha ja nautisime natukene seda loodust ja mõnusat päikest, mis meile täna ilm pakub. Suhteliselt chill on olla, aga kala ei ole me veel ühtegi kätte saanud. Me küll nägime 2 mõõdukala koos esimeses kohas ujumas ning nüüd põhimõtteliselt oligi hetk enne, kui me lõunat tegema hakkasime, nägime ka ühte väga suurt umbes kilo pluss kala ujus täpselt maha kukkunud puu alt läbi. See oli päris ilus vaatepilt, kuigi me üritasime seda kätte saada, aga ei õnnestunud. No igatahes ilm läheb päeva peale soojemaks. Loodame, et see mõjub kuidagi positiivselt kaladele. Davai, me liigume edasi nüüd. Esimene vise peale lõunat. Ei, ma räägin kaameraga. No ei saa seda kala liikuma, no ei saa. Rauno väitis, ta nägi praegu mingit jõekolli. Davai, ma teen ka viske. Pooled punktid on mulle. Ma muidu lõikan selle videost välja, kui selle kätte saad. Kas ta läks tagasi oma kohta või? Väike on ka hea nurga alt. Vari ei ole otse praegu jõe peale, vaid on pigem siia kaldasse. Rauno hakkas erinevate värvidega katsetama. Praegu pani rohelise ja oranži otsa. Kinni. Rauno võttis praegu, ma arvan, see on 1,5 kilone. Aga siit näe, ilus täpiline. Mis sul otsas oli seal? Rohelisega pain. Mul on tunne, et see on ümber lõpus ja väga hästi ei ole. Siis tõmbad ära nii, vaata. Ei ole. Kahe konks. Ei ole ka nii suur, alguses tundus suurem. Tahab veel ujuda. Ei saa. Ta on nii lahti. Veel vaata, kus hakkab. Vaata, kus hakkab. 39,5. Vaps, hea. Davai, läheb tagasi ette. Meil on kopp ees, kala ei saa rohkem. Ma kaatsin. See vend on muidugi üliõnnelik. 2 tellist kinni pani seljakotti veel lisaks, et hommikul või nüüd need 5 tundi on ära kannata. Jõe äärest korjas kuradi veel maakive kaasa ja igatahes meil on mingi pool tundi kuni tund aega tagasi kõndimist auto juurde ja siis on nagu päevaga ühel pool. Kuule, lõpetame ära siin. Davai. Tšau.